täna on siis see päev käes, kus me lähme nädalavahetuseks Berliini ja vaatame, mida sellel ägedal linnal meile pakkuda on. Sükse seljakotiga lähme siis Berliini. Kumb see või siis see? Ma ei tea veel. Täiesti juhuslikult kohtusime lennujaamas ka sõpradega, kes samuti Berliini suundusid, võtsime kiired joogid ja läksimegi lennukile. Lend kestis siis kuskil 1,5 tundi, meil oli 20 minutit aega, et rongile jõuda, nii et kiirustasime sinna, võtsime 24 tunni pileti, mis maksis kuskil 10 eurot ja sai sellega sõita siis nii rongis, trammis kui metroos. Ja jõudsimegi hotelli. Ööbisime siis mitte linna osas ja hotelliks oli One Motel, mis maksis 250 eurit 2 ööd ja oli siis Berliin Malli küljes põhimõtteliselt. Ja tere laupäeva varahommikust Berliin! Ja selle asjanduse peale seal saame minna. Ja siin all on siis kaubanduskeskus, kus inimesed juba liiguvad. Meil on siis esimene päev Berliinis ja ma siin terve hommik guugeldasin, et mis need kõige populaarsemad asjad on, mida võiks vaadata. Ja esimene asi, mida me lähme otsima, on siis currywurst. Martin, kuidas see õige on? Currywurst, jaa! Lähme otsima üles Curry 36. On see koht, mida siis hästi paljud inimesed soovitasid. Et lähme vaatame, mis see on. Currywurst 69. See on currywursti. Nojah, nagu vorst, kuhu oled karrid peale pannud. Rohke ketšupiga. See on kõik, jah? No ühesõnaga ma proovin ka nüüd. Aga nagu vorst ikka, jah? Hea. Kus me lähme, Triin? Me lähme nüüd ühte kohvikusse, kus saab osta siis Third Wave kohvit. Martin, kas sa tead, mis on Third Wave kohvi? 3 korda juba 3 päeva pakutud seda kohvit. Ei ole. Ja need on 4. päev, kui pakutakse. Ei ole. Nii. Third Wave kohvi. Öeldakse, et esimene wave oli siis, kui kohvi muutus kõikidele kättesaadavaks. Siis teine wave oli see, kui tulid Starbucksid ja kohvi muutus nagu põhimõtteliselt kallimaks ja rohkem luksustooteks. Ja Third Wave on siis väga palju erinevaid maitseid ja seda võrreldakse ka veini joomisega, et vaatame, mis asi see on. Think about this stuff.
On midagi teistmoodi? On vist natukene vähe lastud seda espressot. Selline veits kibe. Sellest kohvikohast meil kahjuks suurt muljet ei jäänud, aga lähme edasi. Metrood käivad sealt tõesti väga-väga väikse vahega 2-3 minutit ja ongi juba järgmine ees, nii et väga-väga mugav. Aga kus me üldse läheme praegu? Läks juba meelest ära, kus ütledes. Marktholle Neue. Siis see ongi. Tänavatoidu koht peaks see siis olema, kus saab igasuguseid mõnusaid. Ma tahaks õlle juua. Õllesid saab ka kindlasti, jah. Väga hea. Peotuju tuleb sisse siis. Me tantsime. Mis sul käib? Niimoodi. Praegu on sammud poised. Aga õlle. Sisse. Mida me sel hetkel ei teadnud, oli siis see, et pilet tuleb tegelikult ka valideerida ja me olime nii mõnegi sõidu juba oma piletitega sõitnud ilma, et me oleks seda valideerinud. Nii et jah, õnneks ühti kontrolli selle hetkeni peale ei tulnud. Ohne special effects. 1, 2, 3, off. Oh, yes! Oh my God. Olivia, danke schön. All right. Marktholle oli ka siis üks enim soovitatud kohti, kuhu Berliinis tulla ning meie kui suured toidugurmaanid seadsime muidugi sammud ka siia. Oli siin erinevaid pastasid, veine, paod pakuti, ei jäänud puudu ka lihadest erinevatest, siis muidugi pretslid, kõik võimalikud küpsetised. Ja Martin leidis ka ühe üliägeda õllekoha, mille üle, ma arvan, temal oli vist sellest kompleksist kõige parem meel, sest seal olid tõesti väga palju eripäraseid õllesid ja 6 eurot maksis üks õlu. Porter. Sellest ei olegi jood. Ta on nagu selline smoky whisky, aga siis õlle. Ja minu üheks lemmikuks kohaks osutus hoopiski mahlapressi koht, kus ma siis esmakordselt proovisin kreibi ja pirni mahla. Väga huvitav kombo oli ja maitses lihtsalt imeliselt. Oh my god, ja. See on täpselt see, mis ma vajan ja nagu jah. See on jah. Järjekordne must have Saksamaal pretzels. Täiega meeldib enda pretzelid. See siis maksis 11 euri ja see on pork belly ja mingisugune, mis kaste see oli? Mingisugune grillkaste. No nii. Triinu saab ka ühe kahvli. Jaa. Iha. Ja järgmine sihtkoht oli siis Vietnami tänavatoiduturg. Kuigi ma väga palju ei filminud, siis selliseid kaubahooneid oli siin mitu tükki. Need olid täis igasuguseid pudipadipoode, juuksuriteenuseid, massaažiteenuseid, pediküüri, maniküüri ja ka mõned söögikohad.
ja kuna just sellel õhtul, laupäeva õhtul, kui meie Berliinis olime, tuli välja meie sõprade kaudu, kes juba olid piletid ostnud, et leiab aset Olümpiastaadionil jalkamäng, kus on 75 000 vaatajat, Türgi versus Saksamaa, siis selle lausega olime meie müüdud, ostsime ka viimase minuti piletid endale ja asusime metrooga teele. Nagu mingid kontserdid läheks vaatama. Ja kui meie väravatest läbi saime, siis oli tegelikult esimene värav just löödud, seega inimesed lihtsalt jooksid, et seda kõike näha. Ja seda melu, mis meid ees ootas, seda me ei osanud aimata. Aga ilm on vähem hästi ilusa. Ja seda minun näost näha, et on ära filmida. Nii, Martin viib mind siis nüüd Brandenburgi väravate juurde. See on ka üks põhivaatamisväärsus. Ja kus me veel lähme siis? Meestepäeva. Memorialile lähme ka. Meestepäeva lähme kindlasti tähistama. Ja täna on meestepäev. Mul on lilled saamata. Ega sul on kingitus kodus. Mis see on? Ma ei ütle. Miks? Sellepärast, et see on üllatus, et sa siis näed. Aga ma nägin sellega vaeva. Ka lapanäevalt. Ühesõnaga, me üritame otsida üles ka mingi vahva söögikoha. Siin peaks olema ka mingi taikurg, mida soovitatakse. Aga ma ei ole kindel, kas on lahti, sest Berliinis pühapäeval üllatus on praktiliselt kõik kohad suletud. Ja tegelikult ma näen, et seal juba ees mingi väike turuk on lahti. Sa võid näidata sinna korraks. Võin, jah? Sest ei näe vist, võtta. Zoomime. Lähen vaatan sinna. Sauerkrauts. Äkki ta unistus nüüd ei, läheb? ma arvan, et siit ei saa. Peaks. Ma arvan, et saab. Otsime. Christmas, Christmas, Christmas. It's Christmas time, pretty baby, and the snow is falling down. It's Christmas time, pretty baby, and the snow is falling on the ground. You've been a real good girl, Santa Claus is back in town. I've seen you in a movie, I heard you in a song. Now I know that this will never go wrong. Like you already knew me, that's why we get along. Yeah. Ja praktiliselt kohe Memoriali kõrval ongi siis Brandenburgi väravad, mida me kahjuks ainult ühelt poolt hästi näha saime. Construction work selja taga. Tellinguid ei ole vähemalt. On tellingud. Vaata näite siis. Ikkagi tellingud on ka. Minu lemmikud. Igas riigis on ikka kohad tellingud täis. Tom Perignoni saab ka siit 220 kulli. Väga huvitav. Vaadake, kus me nüüd siin, kus me sattusime, issand jumal. Oh my god. That's me. Pidi siis kõige parem olema neist. No? Ülber magus, aga hea.
Möödusime ka Berliini teletornist ja edasi võtsime suuna Saksa kööki, et leida ka hapukapsast, mida me sel reisil veel leidnud ei olnud ja sealt me sellega saime. Ja Martini unistus Saksamaal hapukapsaid süüa sai tehtud, kuigi ütleme ausalt, et erilisi maitseelamusi me sellest kohast ei saanud, nii et kokkuvõttes väga ei soovita minna, kuigi kui pühapäeval tõesti mitte midagi teha ei ole, siis see on koht, kus on massiliselt rahvast ja ikkagist saab sellise saksa melu kätte. Mina eelmisest kohast midagi võtta ei tahtnud, sest ma hoidsin end ikkagist veel ühe Vietnami koha jaoks, sest eelmine on lihtsalt nii võrratult hea. Seega me otsisime üles veel ühe lahti oleva Vietnami köögi pühapäeval ja läksime proovima. Hinnaklassi oli võib-olla gramm krõbedam kui Vietnami turul ja samuti oli Vietnami turul ka toit maitsvam. Seega, kes otsib Vietnami kohta, siis soovitame väga soojalt ikkagist see tee natuke pikem tee ette võtta just nimelt Vietnami turule. Aga siiski toidud nägid mega head välja ja 4-5 maitsed ka, et kevadrullid üks mu uusi lemmikuid asju üldse. Ja peale seda me tegelikult suundusimegi juba lennujaama ja tagasi teele koju. Selleks korraks on siis Berliini seiklused läbi, aga ma loodan, et sulle meeldis seda teekonda jälgida ja kui sa oled Berliinis käinud, siis palun anna alla kommentaaridesse märku ka, mis on veel ägedad kohad, mida võiks teinekord külastada, sest ma tõesti tahaksin suvel tagasi minna ja oleks väga vahva näha, mida teie just arvate. Aga seniks aitäh veel kord, et vaatasid, ole mõnus, toredat aega ja tšauka!